Minu nimi on Meelis Keldremaa ja me räägime täna siis teemärgistest. Ühekordne pidev joon näeb siis välja paremal pool oleval joonisel selline. Pidev joont siis ületada ei tohi, välja arvatud juhul, kui sul on sõiduraja sees näiteks mingi tööd tegev sõiduk, on siis teehooldemasin või on sul näiteks ees juhtunud avarii. Et siis on vaja ümber põigata. Siin on siis ka pidevjoone näited parklast, et manööverdades võite neid jooni ületada, aga niisama risti üle nende joonte sõita ei tohi. Teemärgised siin ühekordne pidevjoon, ehk siis siin parempoolsel joonisel on siis näidatud meil kaks sõidukit. Eraldi on siis siin ka katkendjoon, mis siis läheb üle siin pidevjooneks, eks, ja lisaks on siis suunavööndid eraldatud siin topelt pidevjoonega. Siin siis on toodud välja joonisel kammjoon, nii paremal kui vasakul pool tee servas. Kammjoone eesmärk on siis see, et teda võib ka nimetatakse ka täristiks, et kui sa näiteks kaldud sõidurajast, parempoolselt sõidurajalt liiga teeserva, oled väsinud näiteks, siis see hakkab tekitama sellist suuremat müra ja juhib su tähelepanu, et sa oled nüüd kaldunud oma sõidurajalt välja. Siin siis on joonisel välja toodud lai pidevjoon. Siin on näidatud ka sõidusuunad siis sõidukiteleks, et parempoolne sõiduk siis antud juhul otse, vasakpoolne sõiduk siis vasakule, eks, ja vasakpoolne sõiduk otse siis liikuda ei tohi, eks. Siin siis kahekordne pidevjoon. Joonisel siis see tähendab või tähistab alati siis eraldab suunavööndeid, pärisuund, vastassuund. Siin siis pidevjoon koos katkendjoonega ühendatult, ehk siis nüüd antud juhul joonisel, parempoolsel joonisel siis kaks sõidukit liikumas pärisuunas, siis tagumine sõiduk võib möödasõitu teha, kuna nende pool on katkendjoon, et siis vastu tulevad sõidukid ei tohi möödasõitu teha, sest et nende pool on pidevjoon. Ehk siis sa võid, kui sa nüüd teed möödasõitu, siis katkendjoone poolt sa võid seda joont ületada, jõudes vastassuunda, siis loomulikult pead sa tulema tagasi ka pärisuunda, et sa võid siis ka ületada seda katkendjoont, olles vastassuunas. Siin siis lühikeste kriipsudega katkendjoon, et seda joont võib siis ületada mõlemit poolt. Pikkade kriipsudega katkendjoon, ehk siis see on viide juba sellele, et kriipsud ühel hetkel muutub siis joon pikaks siis katkendjooneks. Siin siis on ära toodud siis eraldi selline paks katkendjoon, millega siis eraldatakse ühissõiduki rada ja jalgrattarada siis põhiradadest. Joonisel siis ka paremal pool on siis välja toodud eraldi bussirada, eks, ja siis jalgrattarada. Siin siis sama kompleks siis jooni ja nüüd on siis eraldatud eraldi jalgrattarada siis põhiradadest. Siin siis lai katkendjoon. Lai katkendjoon on siis selline, kus need jooned on sellised väiksed, paksud ja joonte vaheline kaugus on siis 3-4 joone pikkust. Ehk siis selle järgi te saate aru, et see rada siis pöörab ära kuskile poole, siis kas siis paremale või vasakule. Sõltub siis kummal pool see joonestus on. Siin on nüüd välja toodud siis kahekordne katkendjoon. See viitab sellele, et see sõidurada on siis või selle sõiduraja suunda siis muudetakse, et näiteks linna sisenedes on ta pärissuunas ja linnast väljudes on ta siis, muudetakse see sõidurada nagu vastassuunaliseks. Peatumiskeelujoon, selline kollane, ehk siis märgi mõjuala siis nüüd on määratud selle kollase joonega, parkimise siis peatumise keeld.
Siin siis parkimiskeelujoon siis on katkendjoonega välja toodud siis märgi mõjuala, kui pikalt ta siis kehtib. Siin on siis ühissõiduki peatus välja toodud sellise kollase siksakjoonega ja jalakäijate siis hoiatusjoon sellise punase joonega. Et sellega siis tähistatakse nagu seda, et nad jääksid sellest punasest joonest ikkagi sinna kõnnitee poole, mitte ei oleks siis punasest joonest siin maantee pool nagu. Parkimiskeeluala märgitud siis sellise kollase ümbrikuga. Siin ka siis tänavapildist selline joonis, kuidas siis ta välja võiks näiteks näha. Siin on ka äärekivi kollaseks värvitud eraldi. Nii, siin siis stopp-joon. Ehk siis sõiduk peab peatuma siis stopp-joone ees. Stopp-joone puudumisel siis ristuva sõidutee ääre ees. Siin siis järgmised teemärgised. Teil on siin siis anna teed märk sul siin sõidukil ees. Et siis on ka tee peale toodud sul ära, siis kui sul on vaja nüüd peatuda kellegile tee andmiseks, siis ka need kollased kolmnurgad siin maas ja eraldi on siis seal parempoolsel sõidukil ka siis katkendjoon ära toodud enne ülekäigurada. Siin siis reguleerimata ülekäiguraja tähis. Siin on siis nüüd ka reguleerimata ülekäigurada, aga siin on ka eraldi nüüd juba suunad välja toodud, et eelmisel joonisel siis piltlikult öeldes risti-rästi läbi segi võisid seal liikuda, aga siin nüüd siis näidatud siis see liikumise suund, et pärisuund, vastassuund. Siin siis samamoodi ülekäigurada siis koos jalgrattarajaga ära tähistatud. Ja siin täpselt samamoodi ära toodud eraldi siis ülekäigu raja osa ja siis rattaraja osa siis eraldatud siin joontega. Siin nüüd siis reguleeritud siis ülekäigurada tähistatud nagu selliselt. Ja siin siis eraldi siis lõikumine jalgrattarajaga ehk siis eraldi nagu eraldatud joonega rattarada siin. Siin nüüd siis see puna või see sinine joon siis tähistab tasulise parkimisala algust. Punase joonega siis tähistatakse selliseid mõjualade algust, nii nagu siin joonisel ka näidatud, siis 30 siis kiiruse piirangu ala siin 30 hakkab pihta siis siit peale märki siis sellelt punase joonega tähistatud osalt. Ja siin siis tähistatakse punase joonega õueala algust siis topelt punane joon. Ja siin siis ümbrikuga tähistatakse siis ristmiku osa siis või ristmiku ala on siis siin ära määratletud siin. Ja siin on siis erinevad suunad sõiduradadel, mis siis on ka tee peale joonitud, näitavad siis kuhu antud sõidurajalt siis saab pöörata. Siin ka siis näide nüüd sellest, et vasakpoolne sõidurada siis saab otsa ja tuleb suunduda siis parempoolsele sõidurajale. Siin on nüüd ära toodud siis eraldi veel tähistamaks tee peal siis samaliigiliste ristumisala siis joontega, ehk siis märk ka küll ütleb seda, aga lisaks siis tähistab ka see rist tee peal seda ala seal. Siin on siis tähelepanu siis enne ülekäigu rada. Suunatakse siis tähelepanu sellele, et aeglustada. Ja siin on veel erinevad siis võimalused juhtimaks siis sõidukite tähelepanu erinevate teele siis märgitud siis märkidega, et kas on siis tegemist rattarajaga või kiirusepiirang või on bussirada või invaliidide liikumisala või jalakäijate jaoks eraldi. Et siin siis näiteks sellest, et kus on kiirus siis piiratud. Veel on olemas siis erinevad teemärgised tee siis serva või tee piiri märgistamiseks. Vasakul pool on siis need kahe kollasega
kahe kollase täpiga postid, paremal pool on siis piklikud ristkujulise, ristkülikukujulise siis kujundiga postid, eks. Valgetega tähistatakse lihtsalt näiteks sirget tavalist teed valge märistusega, mis helgivad pimedas siis ka, need kollased samamoodi, ja nende kollastega siis tähistatakse mingi konkreetset kohta, et mis tahetakse eraldi nagu välja tuua. On need siis bussipeatused, on need siis ristmikud, on need siis raudtee ülesõidukohad või mis iganes midagi sellisteks. See sinise ristkülikuga post märgib tavaliselt siis talu kohta näiteks. Sellega siis me lõpetasime teemärgiste osa. Mina tänan teid ja kohtume järgmistel kordadel.